inimesed ja tere YouTube! Just nimelt olen tagasi siin kanalil, kuhu te olete... Jah, tagasi on Queen Bitch, Queen Diva, Queen, the Queen of YouTube, the Queen of Estonia, Evert Pol. Boom. Nagu te näete, mul on jälle näos mask. Nimeks on The Anti-Kringefasse maske. Selle maski ma siis leidsin sealt... Oota, mida? Mida ma kuulen? Mulle huumor väga meeldib, iroonia ka. Ja kõige parem on eneseiroonia ja enda kohta käivad naljad. Üks noor blogija tegi potentsiaalikat nalja. Aga kallis noormees YouTuberina oled sa suure eeskuju noortele. Seega terve oma postituse vältel alkoholi tarbida ja igaks 5. sõnaks kasutada mitte eriti viisakat bitchi on üsna vilets eeskuju ja tapab minu jaoks huumori ära. Äkki järgmine kord minimalistlikumalt. Mai, sa võid kritiseerida kõike. Mind, minu huumorimeelt, minu välimust, minu sõnakasutust, eks. Aga kui sa tuled minu ja mu alkoholi vahele, selleks on mul vaid üks sõna. Skandaal. Ja üks word of advice sulle, Mai. Never feed the troll. Anyways, täna ma tahan teile näidata ühte videot, mis ma leidsin ammu aega tagasi. See on üks video Marko Reikopist, kus Marko Reikop degusteerib kookosvett. Let's go! No täielik moehullus on vallutanud loomulikult kõigepealt Hollywoodi ja siis kogu maailma ja loomulikult on jõudnud nüüd otsapidi ka Eestisse. See on kookosvesi. Excuse me? Kookosvesi on nüüd noore 6-8 kuuse kookospähkli sees olev vedelik. Kookospiima pressitakse aga riivitud kookospähkli viljalihast. No olete te kunagi elus seda kookosvett maitsnud? Mina kahjuks ei ole või ei ole olnud au nii-öelda. Ta kutsunud endale saatesse kookose eksperdi ja tal ei ole isegi olnud au seda maitsta, kas te kujutate ette või? No... Isegi Marko Reikop naerab selle üle. Ta lihtsalt nagu mingi... Kes selle bitchi siia kutsus? Kookose eksperdina. Teil on see esimene hetk siis käes, et mis te arvate, mis teiega juhtub, kui te seda siin joote? No mis te arvate, mis teiega juhtub siis täna siin selle kookose joomisega? Väike ass, väike tit. Kuulsad inimesed ütlevad, et ta pidi kõhnaks tegema. Teeb siis kõhnaks? Ta, nii palju kui mina lugesin, et mina sain rohkem infot selle kohta, et ta on... rohkem infot selle kohta, et ta on... No terviseks siis. Halleluuja. Terviseks siis. Halleluuja. Ikka üsna halvapoolne, jah? Siuke imalavõitu. See on nagu kui nõud oled ära pestnud ja oled seda nõudepesu vedelikku natuke järgi jätnud ja kui sa oled nõusid pestnud, seal mingi nagu, no natukene nagu ühe tordi lusika oleks pidanud ka ära pesema. See on üks värvikamaid maitsekirjeldusi, mida ma olen terves oma elus kuulnud. Kas te kujutate ette, kui keegi annab umbes nagu mingisugust jooki teile maitsta ja siis te olete nagu... No see maitseb natuke nagu nõudepesumasinas oleks tordilusika pesemata jätnud, et selline nõudepesumasina vedeliku maitse. Natukene magus nõudepesuvesi, jah? Jah, ma küll ei ole nõudepesu maitsenud. Ma olen palju süüa teinud, aga et seda ei ole proovinud. Tasub proovida, et järgmine kord saate öelda, kas see... No järgmine kord siis proovige enda nõudepesu vedelikku, siis saate öelda, et kas see maitses nagu kookosvesi. Seal tarbisse täilgagi üks baleriin. Baleriin. No terviseks siis. Halleluuja.